Nii, täna kahjuks olen ma sunnitud alustama sellist asja nagu autoremondi töökodade häbipost ja esimene ja ainus liige minu jaoks selles nimekirjas on Texas Service ja põhjustest kirjutan Autoärika blogis, aga minu jaoks on see esmakordne kogemus, sellist vabandust, aga ülejala tegemist ma mitte kuskil mujal näinud ei ole. Ja siin on mu auto, see on siin päris mitu päeva juba, aga see selleks, et auto on siin mõned päevad, aga mina olen täna siin vähemalt 6. korda ja kohe ma saan teada, ma olen 99% kindel, et minu asjadega ei ole ikkagi lahendust leitud ja kogu asja sisuks on üks üpriski lihtne detail, üks varuosa, mida on mulle lubatud ja on lubatud kõik need korrad ja miks ma siin nii palju olen käinud, seda kohta ei ole võimalik saada tööajal kätte, et küsida, kas on kohal ja mul on korduvalt määratud aegasid, pandud kirja aegasid, et tule kohale ja ükskord isegi pandi ette aeg selliselt, et homme tule järgi, auto on valmis. Et ma olen nüüd siin käinud, ma ei tea, ma ei oska öelda, mitu tundi mul kokku on läinud, väga palju, sest ma tulen siia iga kord kuskilt eraldi ja arvestan kogu aeg sellega. Ja ühesõnaga asi on nagu äärmiselt mõru, et ma ei oska öelda, kuidas saab ühes kohas kõik nii valesti minna. Ja ma arvan, et seda juppi praeguseks ei ole, ma saan kohe seda teada, aga ma juba eeldan, et seda ei ole. Ja mu auto seisab täpselt sama koha peal, liigutatud seda ei ole. Kõik kokkuleppe tunnustatakse ära ja ükski ajaline ega kellaajaline kokkuleppe ei pea. Iga kord tundub, nagu ma oleks tulnud siia oma algatuslikult, tegelikult on mind siia kutsutud. Ja pidevalt süüdistatakse kõik võimalikke teisi mis iganes transpordifirmasid või varuosa müüjaid, aga jutt käib kütuserõhu andurist, mille ma ise saaksin esmaspäevaks Tartusse. Et praegu ma olen 2 nädalat seda oodanud ja käinud siis siin väga palju kordi ja iga kord on öeldud, ups,